for a throne, man. I'm a man. I'm a rolling stone. Nii olen sunnitud katkestama praegu selle programmi, selle loo, kuna te ei oska kuulata muusikat. 10 minutit on vahepaus ja siis lasen edasi, sest et ma ei saa muusikat lasta. See on mingi kooliõpetaja ju. Et mingi, kui te vait ei jää, siis ma ei lase enam edasi. Siis me ei vaata seda videot. Kahel viisil. Mul on flashbackid lihtsalt. Ma ei saa muusikat lasta niimoodi, et ma õpetaja lihtsalt klassi ees. Ma ei näita rohkem seda videot. Lasen muusikat. Nüüd 10 minutit teete oma tööd. Kas ma lasen muusikat ainult, siis lasen. Kui ma blokeerin, siis ma blokeerin. Eks ole? Vana rockabilly on või? Ma ei küüta ette. Kas ma lasen muusikat või blokeerin? Valige. Kas ma blokeerin teid 25 või lasen muusikat ja saate kuulata? Valige, aga kahte asja korraga teha ei saa. Rockabilly on minu vanune. Need maitsega e-sigaretid on mad must turg või? Ja ma nõustun. Samal ajal ma ütlen, et ega need e-sigaretid kui sellised või veip, mind ei häiri, kui inimesed neid teevad. Minu pärast tuleb tehke, tõmmake seda kuradi Hiina auru endale niimoodi sisse, et kuradi persest tossate, vaata, mul jumala pohhui, see minu elu ei muuda mitte kuidagi. Aga samal ajal ma ütlen nii palju selle kohta. Alaviiva just subscribed. Aga samal ajal ma ütlen selle kohta nii palju, et need igasugused veibid kui sellised, et see, mis maitsega need on, see mind ei kotti absoluutselt. Mind pigem häirib see, et need tehakse mingisugusteks värvilisteks, roosadeks, rohelisteks, et need oleksid nagu juba visuaalselt nagu appetizing ja appealing. Et pigem nagu tuleks nagu seda nagu, kuidas ma ütlen, piirata siis. Et olgu nad siis musta värvi, olgu nad samamoodi nagu nad on, nagu on Eestis on suitsupakid, on see, et kui sa lähed poodi, tahad suitsu osta, siis sul on see kuradi valge A4 ja siis sealt valgelt A4 näpuga järge vaata. Ja siis ostadki niimoodi. Versus see, et sul on see kuradi terve see lett on seal värviline, türa üks värv ajab teist värvi taha kuradi, mis on kuradi ilusamat neoonvärvi, seda sa sealt umbes näpuga näitad vaata. Et mingisugused, kindlasti mingisugused piirangud peaksid olema, aga ma ei tea, mind üldiselt nagu ei, jah, just see peaks olema nagu diskreetne nagu. Samamoodi nagu tobi müüakse, et siis võib-olla nagu inimeste jaoks nagu see visuaalselt ei ole ka nagu nii nagu siuke must have või must be. Selles suhtes, et see, kes on ikkagi juba nikotiinist sõltuvuses, ta on nikotiinist sõltuvuses ja teda ei huvita niikuinii, et mis värvi see on, aga see vähemalt kaotaks või võib-olla loodetavasti vähendaks noorte hulgas seda. Aga samal ajal, kui see 14-aastane kimub seal seda veipi, siis mind see ei mõjuta mitte kuidagi. Et see on ikkagi natuke ohtlik, et kui tänaval liikuda, siis ma arvan, et võib tekkida küll mingeid liiklusõnnetusi. Mind need väga ei häiri, ma asun ise ka rattaga ringi, ehk see mõttes. Suures pildis nagu jah, nagu minule nagu selles suhtes nagu see ei ole nagu määra, et kus kohas nad nüüd nendega mõneti sõidavad, et okei, ma nõustun, et nad peaksid sõitma nendega jalgrattateedel, aga mind kõige rohkem Tartu linna elanikuna, mind kõige rohkem häirib see, et meil on mingisugused tänavanurgad ja mingisugused kohad, kuhu need kuradi sitajunnid, need pasatükid, vabandust, need mopeedid ja igasugused muud tõukerattad kogunevad ja jäetakse vedelema. Eelmisel suvel ma lugesin 27 elektritõuksi kokku siin samas Märja selle kuradi Aleviku alguses. See tee, mis tuleb Koobi juurest kuni siia Märjale sõidab sisse. 27. Ja need ei vedelenud, mis te arvate, kaua need olid siin? Kas need olid 1 päev või olid 2 päeva? Ei. Need olid 1,5 kuud vedelesid lihtsalt. Niimoodi, et mitte keegi ei vedanud neid ära. Ja miks neid mitte keegi ära ei vedanud? Miks? Sellepärast, et neid on türa nii palju, et need võivadki lihtsalt vedeleda. Mitte kedagi ei koti. Sellepärast, et need on terve linn on täis. Lihtsalt linna vahel mingi vend sõidab korra läbi, vaatab, viskab 3 tükki laadima sinna kuskile punkti ja ongi kõik. Kedagi ei koti, keegi viitsi tulla siia kurdi linna äärde, et ta nüüd tuleb hakkab neid ära vedama või midagi. Kõigil on nii pohhui lihtsalt. Ja siis ongi mingid linnanurgad on mingid seda sitta täis ja siis tuleb korra mingisugune tuul on ja siis need kõik vedelevad igal pool laiali lihtsalt. Mille jaoks nagu?
Mille jaoks? Ettevaatust! Sotsiaalmeedias petetakse teismelistelt välja alasti pilte. Veebipolitsei poole on pöördunud mitmed lapsevanemad ja koolid, et sotsiaalmeedias võtab ühendust noormees, kellel on suitsiidsed mõtted ja teda päästaks vaid pildid noortest tüdruk. Oi vittu. Tal on ka see haigus või? Türa, mul on sama haigus ju. Täitsa puts, aga mul on vaja 18 pluss piltena. Türa, mul on see sama haiglus, ainult 18 pluss, noh. Mul see sama, jah. Mul see sama lugu, kui ma nüüd mõtlema hakkan. Et kui sa kohe praegu mul alasti pilte ei saada, siis ma lähen sõidan sinna kuradi Riia tänava raudtee silda. Kohe praegu, kiirelt, kiirelt! Veebipolitseinik Alix Säde märgib, et tavaliselt võetakse ühendust Mida? 8 kuni 13 aastaste tüdrukutega. No tule taevas appi. Võib-olla bad take, aga nagu 8 kuni 13 aastaste, need näevad ju välja samasugused nagu poisid ju. Nagu, miks? No, ma ei tea. Samamoodi võib küsida ju, et miks pede tahab perse saada. Selles suhtes true take. Et me terved inimesed, me ei mõistagi ja me ei hoomagi seda. Me ei mõista ega hoomagi seda selles suhtes. Kel kontod on Snapchatis ja TikTokis pettus seisneb selles, et tundmatu noormees räägib, et ta on õpilane ja tal on suitsiidi mõtted ja kavatsused. Soovib ennast tappa ja hirmutab erinevate plaanidega, kas võtab tablette, hüppab katuselt alla, poob ennast üles. Vestlused toimuvad tavaliselt öösel, sõnab Säde. Päris huvitav oleks olnud, kui ta oleks võtnud ühendust, kui mina olin mingi 8 kuni 13 aastal. Ma oleks tõenäoliselt öelnud talle, et tõmba ennast oksa või midagi sellist. Et ja, et kaua mõtted tee ära juba. Et huvitav, millega siis oleks see nagu lõppenud? Meie kaas. Komme siin. Komme siin. Tšau, tšau. Ta võiks kaamerasse vaadata samal ajal, kui ta seda teeb. Vaata kaamerasse. Õues on mega soe. Kahjuks on nii, et Venemaa ei mõista teist keelt kui jõukeel. Mulle seda näidet toonud, et kui sa ööklubis lähed venelasega kaklema, et siis ta paneb selle paugu ära, siis normaalne inimene ütleb selle peale, miks sa lõid, räägime palun. Selle peale sa saad teise paugu veel, eks. Ja siis sa oled 2 pauku sisse saanud, ise ei ole mitte midagi teinud. Et tegelikult on olukord, kus sa pead sellisel pärast esimest pauku panema vastu nii kõvasti, et siis tuleb... Ma ei tea, Imo, see on bad take. Et kui sa lähed venelasega kaklema, siis on tegelikult niimoodi, et tema lööb sind, siis sa lööd ta pikali ja siis ta tuleb tund aega hiljem tuleb kambaga uuesti. Ja siis sa oled üksi. Vot see on see, mis analoogiad oleks pidanud tooma. Mitte mingi, et kui ta lööb mind, siis ma ütlen, palun räägime. Ja siis ta lööb mind uuesti. Siis sa lihtsalt kõlad nagu mingi heitüra. Me oleme tugevad! Tugevad! Terrorist! Me võitsime vabadussõjatüra, me oleme eestlased! See on meie maa! Niimoodi türa pead ütlema, mitte mingi kui ma kaklen, siis ma saan lõuga. Nagu vittu raisk. Ma lähen käima kohe, sest see vend on pede!